Ameerika Ühendriigid on kardinaalselt muutnud oma sõjastrateegiat Iraaniga. Seekord panustades ülemaailmsele majandussurvele mitte ainult Teherani, vaid ka kõigi tema liitlaste suhtes. USA president Donald Trump teatas, nagu ta ise väljendus, laastava majandusoperatsiooni algusest Iraani vastu, kuna Teheran ei soovi Washingtoniga rahulepet sõlmida. Trump ise hoiatas kohe kõiki riike, kes soovivad aidata Iraanil selles blokaadis ellu jääda, et nad satuvad Washingtoni majandusliku surve alla. Samal ajal teatas USA rahandusminister, et Ühendriigid valmistavad maailma ajaloo suurimaks ja kõige koordineeritumaks Iraani majanduslikuks isoleerimiseks. Iraanis suhtuti USA ähvardusse üsna tõsiselt. Iraani välisministeerium avaldas avalduse. Selles nimetas Trumpi poolt välja kuulutatud Iraani isoleerimisele suunatud laastavat majandusoperatsiooni terrorismiaktiks ja kuriteoks inimkonna vastu. Avalduses öeldakse, et sanktsioonid Iraani vastu ei ole suunatud režiimi, vaid tavaliste iraanlaste vastu. Kuid nüüd tekib küsimus, kas Donald Trump suudab asja lõpuni viia või piirdub kõik taas ainult ähvardustega. Uurime seda koos. Aga enne kui läheme arutelu juurde, tahan märkida, et USA sõjavägi on märkamatult siiski loonud laevad E-koridori Hormuzi väinas ja tagasi, et iga päev transportida miljoneid naftabarreleid. Seetõttu saavad USA endale lubada pikaajalist operatsiooni Iraani vastu. Minu nimi on Aleksei Petši. Arutame seda teemat koos. Aga enne seda palun teid tellida kanal, panna videole like ja kindlasti kirjutada oma küsimus kommentaaridesse. Nii teatas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, et alustab, nagu ta väljendus, laastavat majandusoperatsiooni Iraani vastu, kuna Teheran ei soovi Washingtoniga rahulepet sõlmida. Järgneb Ameerika presidendi tsitaat. Keegi pole andnud Iraani Islamivabariigile rohkem võimalusi kokkuleppe sõlmimiseks kui mina. Nende kahjuks ei kasutanud nad seda võimalust. Seetõttu kuulutan täna välja kõige laastavama majandusliku operatsiooni. Ja see on kõige karmim, mida kunagi ühegi riigi vastu on rakendatud. Trump rõhutas, et see saab olema majandussõda ja isolatsioon enneolematul tasemel. Ta hoiatas ka, et iga riik, kes lubab oma finantsasutustel, ettevõtetel või riigiasutustel toetada Iraani, seisab ise silmitsi, tsiteerin, tohutute majanduslike tagajärgedega. Naftas mugeldamine, swap-liinid, rahaülekanded, vahetuspunktid, laevaregistrid, libafirmad. Kõik see peab kohe lõppema, teatas Donald Trump. Valgemaja juht kutsus Ameerika liitlas üles aitama Iraani ohtu isoleerida ja võita. Samuti lubas ta taas, et Teheranil ei saa kunagi olema tuumarelva. Samal ajal teatas tema rahandusminister Scott Bessent, et Ameerika Ühendriigid valmistuvad ajaloo suurimaks koordineeritud Iraani majanduslikuks isoleerimiseks. Ta ütleb, et maailm pole midagi sellist kunagi varem näinud. USA rahandusminister kutsus ka liitlasi üles valikut tegema. Nad kas tegutsevad koos Ameerika Ühendriikidega või nende vastu. Eelkõige ütles Bessent, et kui liitlased või teised riigid jätkavad äritegevust Teheraniga, kannavad talle raha üle, ostavad Iraani naftat või tegelevad meretranspordiga, rahandusministeerium ja USA saatkond kasutavad kohe kogu oma jõudu ja võimu, et tagada nende vastu kehtestatud meetmete järgimine. Siin on oluline märkida, et Donald Trumpil on olemas vahend selliseks surve avaldamiseks. Sest tuletan meelde, et eelmisel päeval võttis senat juba vastu lahkunud senaatori Lindsey Grahami seaduseelnõu, mis oli suunatud sanktsioonisurve avaldamisele Venemaa vastu. Seesama seaduseelnõu põrgulikest sanktsioonidest. Kuid viimasel hetkel lisati sellesse seaduseelnõusse ka Iraan, et neid samu meetmeid saaks Donald Trump rakendada ka Iraani vastu. Asi on selles, et USA võib kehtestada 100% tollimaksud ükskõik millise riigi suhtes, mis aitab mingil moel Iraani režiimil ellu jääda. Varem teatasid CNN-i allikad Ameerika ametnike seas, et Donald Trump andis käsu lõpetada kõik läbirääkimised Iraaniga, kuna Teheran ei olnud valmis järeleandmisi tegema.
Nende sõnul loobus presidendi administratsioon katsetest, tsiteerin, võimalikult kiiresti Iraani murda ja otsustas selle asemel majanduslike meetmetega lämmatada. USA rahandusminister Scott Bessent lisas, et Washington valmistab ette pretsedendituid surveabinõusid Teherani vastu, mis on suunatud kaubanduse piiramiseks Iraani Islamivabariigiga ja võivad mõjutada Iraani naftaostjaid. Siin tekib muidugi küsimus, kes siis ikkagi ostab seda Iraani naftat? Ja nüüd kirjutab agentuur Reuters, et kõige tõenäolisem viis Iraanile surve avaldamise tugevdamiseks on kehtestada sanktsioonid Hiina naftatöötlemistehaste ja pankade vastu, mis jätkavad koostööd Iraani naftatarnijatega. Kuid selline samm võib kaasa tuua Pekingi vastumeetmed ja mõjutada ülemaailmset energiaturgu. Samal ajal kommenteeriti Iraanis Trumpi poolt nende riigile kuulutatud majandussõda. Iraani välisministeerium avaldas avalduse, milles nimetatakse Trumpi poolt välja kuulutatud Iraani isoleerimisele suunatud laastavat majandusoperatsiooni terrorismiaktiks ja kuriteoks inimkonna vastu. Ehk siis Iraani režiim, mis tappis protestide ajal 10 000 inimesi, räägib nüüd sellest, et see on kuritegu inimkonna vastu. Las ma tsiteerin Iraani välisministeeriumi ametlikku avaldust. USA majandussanktsioonid Iraani vastu, mis on suunatud iga Iraani kodaniku põhiõiguste vastu, on majandusterrorismi ilming ja kuritegu inimkonna vastu. Ja isikud, kes annavad korralduse nende sanktsioonide kehtestamiseks ja viivad neid ellu, peavad selliste jälkide kuritegude eest, peavad kohtu ette astuma ja karistuse kandma. Sanktsioonid ja majandussurve on sama mündi teine külg, nagu sõjaline agressioon. USA valulik sõltuvus neist kahest vahendist ei kujuta endast mitte ainult reaalset ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule, vaid on viinud inimtsivilisatsiooni enneolematu moraalse allakäiguni. Vabandust, ma ei suuda end tagasi hoida, kui loen Iraani välisministeeriumi selliseid avaldusi. Nemadki hakkavad meenutama, nad on nagu venelased. Venelased ka, kui neile hakatakse näkku andma, venelased meenutavad rahvusvahelist õigust, inimlikkust, inimõigusi, rahvusvahelisi julgeolekumeetmeid ja nii edasi. Aga kui nad ise sõda peavad, siis nad ei mäleta sellest kõigest midagi. Ja ma lihtsalt tuletan meelde, et Iraan on aastaid, isegi aastakümneid, mitte ainult ise piirkonda destabiliseerinud, vaid ka rahastanud ja relvastanud Hizbollahid Liibanonis, et see sõdiks Iisraeliga. Nii-öelda vastupanu telje Iraagis, huutisid Jeemenis, osaliselt isegi Hamast Gaza sektoris ja sisuliselt rahastas ta terrorismi piirkonnas. Nüüd nad taipasid seda, aga siiski tuleb tunnistada, et Iraani see oht hirmutas, sest Teherani režiim teab, et olukord Hormuzi väinas on siiski muutunud. Agentuur Axios teatab, et USA sõjavägi lõi märkamatult Hormuzi väinas edasi-tagasi liiklemiseks laevatee koridori igapäevaseks miljonite barrelite nafta transportimiseks. Teadete kohaselt on juba mitu nädalat kestva operatsiooni raames igal ööl siseleb ja väljub lõunapoolse kanali kaudu mööda Omaani rannikut väina sisse ja sealt välja 15–20 tankerit. Ametnike sõnul transporditakse väinast iga päev umbes 10 miljonit barrelit naftat. See on umbes pool sõjaeelsest mahust. Selline olukord leevendab ühe selle sõja kõige valusama aspekti, nimelt naftatarnete katkestusi, mis tõid kaasa toornafta hindade järsu tõusu. Kuigi väinast välja veetava nafta mahud on endiselt alla sõjaeelse taseme, avaldab see maailmaturu tarnetele märgatavat mõju. Ja nüüd koordineerib USA sõjaväe juhitud töörühm oma tegevust Pärsia lahe riikide piirkondlike partneritega. See koostab igapäevase nimekirja laevadest, mis väljuvad Pärsia lahest läbi Hormuzi väina Araabia merre. Ning samuti nimekirja renditud tühjadest tankeritest, mis liiguvad Araabia merest läbi Hormuzi väina Pärsia lahe riikide sadamatesse, et täiendada naftavarusid. Igal ööl liiguvad need laevad mööda üht suurt marsruuti kindla ajavahemiku jooksul.
ja mööda üht suurt marsruuti tagasiteel teisel ajavahemikul, et Ameerika armeel oleks piisavalt jõudu eskortimiseks mõlemas suunas. Teatatakse, et operatsioon sai võimalikuks tänu hiljutisele 2-nädalasele USA keskväe juhatuse sõjalisele kampaaniale, mille käigus viidi rivist välja Iraani radarid ja merejälgimissüsteemid. Nüüd Iraan lihtsalt ei näe enam kõiki mööduvaid laevu, ehk radareid pole enam piisavalt ja vastavalt sellele saab neid laevu peita. Ja selle taustal teatas Trump just, et USA ei pea enam Iraaniga läbirääkimisi, kuna oht väinas on viidud miinimumini, kuigi see siiski veel püsib. Kuid siiski tuleb mõista, et Donald Trumpi uus majandusliku lämmatamise strateegia omab ka oma puudusi. Iraani majanduse hävitamiseks kulub kuid või isegi aastaid. See nõuab strateegilist kannatlikkust, mida Trump peaaegu kunagi ei näita. Iraan ei ole üksi, kui ta julgeb arvata, et Trump tüdineb oma uuest plaanist palju enne, kui see hakkab tulemusi andma. Aga praegu ootab Trump Ameerika Ühendriikidesse külla Hiina juhti Xi Jinpingi, kellega ta võib ilmselt proovida koordineerida survet Iraanile, võib-olla ähvardades uute sanktsioonidega. Näiteks oleks üheks tõhusaks sammuks sanktsioonide kehtestamine Hiina pankade vastu, mis osalevad operatsioonides, mis on seotud ebaseadusliku Iraani naftamüügiga. Aga Trump võtab Hiina presidendi Xi Jinpingi vastu riigivisiidi raames juba, kui ma ei eksi, 23. septembril. See on üks aasta tähtsamaid sündmusi Ameerika presidendi jaoks. Seetõttu oleks see suur üllatus, kui Donald Trump rikuks õhkkonda, kehtestades enne seda aega Hiina vastu mingid sanktsioonid enne Xi Jinpingi visiiti. Aga isegi kui Donald Trump on valmis ootama, kuni tema majandussõda Iraani survestab, on veel üks tegur. Teheran võib vastu hakata mitte majanduslikult, vaid sõjaliselt. Vaadake, mis on oluline. Donald Trump, kuulutades välja majandussõja, loodab, et sõja kuum faas raketilaskmiste, pommitamiste ja muu sellisega pannakse pausile. Või vähemalt see vaibub. Ehk siis sõja kuuma faasi me ei näe ja samal ajal tema plaani kohaselt surub USA Iraani võimalikult tugevalt. Aga Iraanil on tõsised poliitilised põhjused, et Donald Trumpile, mitte anda tema soovitud hingetõmbeaega USA sügisese valimiskampaania ajal. Lisaks on Iraanil geopoliitiline stiimul eskalatsiooniks, et säilitada oma peamine sõjaline saavutus, võimalus aeglustada laevade liikumist, mis läbivad Hormuzi väina. Uued drooni- või raketirünnakud laevadele suurendavad majanduskulusid Ameerika valijatele ja tuletavad neile meelde, et sõda pole sugugi lõppenud. Et Trump liigub sõjakuumast faasist majandussõja faasi. See ei tähenda, et ka teine pool ehk vastane samuti peatub ja lõpetab kõik oma rünnakud. Tuletan meelde, et eelmisel päeval andis Iraan juba mõista, et on valmis isegi proovima rünnata Euroopa baase, täpsemalt Ameerika baase Ida-Euroopas. Seetõttu näeb strateegia siin muidugi ilus välja. Trumpi plaani kohaselt peaks see strateegia Iraani režiimi lõplikult lämmatama. Kuid teisest küljest ei tohi me unustada, et Iraani režiim on olnud sanktsioonide all juba peaaegu 50 aastat. Seega, mida Trump siin uut välja mõtleb, seda näitab aeg. Siia panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle osa alla, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, mis tahes annetusega, selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega.